sul on nagu hea vaade nagu väga erinevatest etappidest, et mis see praegune nii-öelda selline Kaitseliidu tervis on ja mis need põletavamad probleemid seal on. Nii lühidalt, kui me neist rääkida saame või nii pikalt, kui saame. See on keeruline, et inimesi on ju tegelikult meil palju, kes tahavad teha. Ja organisatsiooni nagu väljakutse on see, et andagi neile tegelikult see koolitus, mida nad ootavad, eesmärk ja arusaamine, mis ja kuidas. Aga see tegelikult täna nagu päris mitmes kohas lappab, eriti kõrgemale poole. Aga see läheks nagu täitsa, ma arvan, et päevapikkuseks saateks ära, kui me kõik nagu ära lahkaks. Aga võtame siis niipidi. Mõtlen kõige rohkem, mis on muret teeb täna Kaitseliidus on see, et meil on allpool juba ütleme siis nagu malevkonna tasand, kus saadakse aru, eks ole, mida on koha peal, mida on vaja teha, mis on oluline ja edasi. Ja nüüd, kui me läheme nagu palgaliste poole, malev, seal kõrgemale, peastaabini välja, siis seal on ikkagi nagu siuke tunnetuse mõte, et ega need vabatahtlikud hästi ei tea, mida ja kuidas teha. Me peame kangesti neid nagu juhendama ja juhendama enda parima teadmise järgi. Aga samas nad ei tea kohalikke olusid ja kõike seda. Ja ma ütlen kohe ära, see peamine põhjus minu arvates on see, et meil on maleva pealikud tegevteenistujad. Ja nad on rotatsiooni korras Kaitseväest. Mitte kõik, jällegi, on asjalikke mehi, aga on päris palju selliseid mehi, ja mis on täiesti loomulik. Ta tuleb mingit 3-aastast tsüklit tegema Kaitseliidu maleva pealikuna. Teab nii, pärast seda ma nüüd lähen, ma ei tea, kas välisteenistusse või lähen diviisi kuskil tähtsale kohale. Siis tema point on nagu see, et jumala eest kõik oleks korras, on ja? Ja mingisugust nagu jama ei oleks, et pärast mul on mingisugune probleem sellega. See on inimlik, see on täiesti loomulik, sa ei saagi sellega vastuolu minna. Aga vabatahtlike vägi on siuke natuke selline nagu kihisev, vaata, siuke kompott, et seal ei ole asjad niimoodi, et nagu Scouts-Bataljon, eks ole, hommikul kõik rivistus näiteks on ja kõmm nüüd teeme kõik ühte moodi. Ei tööta need asjad nii. Ja kogu see kaitseliitlase nii-öelda see olemus ja kõik see on hoopis erinev auditoorium, kui sul on Kaitseväes ajateenijad ja professionaalid. On täiesti erinev maailm. Aga nüüd tuleks Kaitseväes selle teadmisega, Kaitseväe õppekavadega näiteks. Teeme täpselt nii nagu Kaitsevägi neid asju. Sul on teine audients. Sul on tegelikult teistsugused ülesanded. Ja ressurss on hoopis teine. Hoopis teine. Need asjad ei mätsi mitte kuidagi ja täna me ei ole seda korda saanud. Ja see on see, mis on nagu tõsine, ütleme, siuke valukoht. Aga kuidas seda muuta saaks kõige lihtsamini sinu hinnangul? Päris palju tuleks seadusandlikke muudatusi teha tegelikult, et üks nagu asi olekski see, et maleva pealik peaks olema meeste valitud, malevkonna pealik näiteks valitud, vastava kvalifikatsiooniga, pigem nagu endine sõjaväelane, on ju, kel on ka vastavad koolitused, tasemed, kogemused olemas, aga ta ei ole enam toiduahelas, nagu öeldakse. Ta ongi meeste poolt valitud, eks ole, ja tema hoolitseb ka meestes, et ta on tegelikult see õige puhver, nagu ütleme, selle palgalise juhtkonna, kõrgem palgalise juhtkonna ja meeste vahel seal. Ja ta on ka siuke, ütleme, nagu kaitse või muus, ta ei saa nagu, selle eest, et kui ta ütlebki, et kuule, koloneli või kindral, eks ole, et kogu lugupidamise juures, et see idee on nagu jama, on ju. Et teda ei saa nagu selles mõttes lahti lasta ära visata. Täna nagu siukest varianti ei ole. Ja siit ongi nüüd see, et tegelikult meil puudub Kaitseliidu peastaabi tasandilt nagu selge väljaõppestrateegia, mis aitaks inimesed nagu aru saada. Näiteks saad värske meest, tuled täna Kaitseliitu, on ju. Ma küsin, mis su ambitsioon on? Ma tahan näiteks olla kunagi kompanii ülem näiteks. Okei, pealik, meil Kaitseliit peaks pealik kõik olema. Kompanii pealik. Ja täna nagu mitte keegi ei oska öelda, et kuidas sinna jõuad. Mis kursuse pead läbi käima, mis praktikat pead tegema? Pole olemas, on ju. Aga tegelikult oleks see lihtne teha. Ma olen selle projekti tegelikult ka teinud. Ja kuidas oleks, et põhimõtteliselt 6-7 aastaga võimalik teha väga hea kompanii pealik tegelikult. Sa kõik astmed läbi käinud, on ju. Ja Kaitseliidus selles mõttes koolitusel ei ole väga suurt vahet. Ohvitser, allohvitser, kõik peavad tegelikult sama asja tegema. See on kõik juhtimine, eks ole. Ja sul oleks nagu selge pilt ees, sa saad teha endale mõtestatud pikaaegse plaani. Kuidas sa kõik, mis kursused, kus sa käid, kus sa palju treeninguid, missuguseid teed. Kõik plokid on nagu olemas. Ole meesana minna. Täna nagu, ma ei öelda tänas, et nüüd see uuring, mis ma vaatasin, oli ikka juba mõni aasta tagasi, aga see probleem ei ole kuskile kadunud. Üks suuremaid kriitikaid vabatahtlike poolt küsitlusi oli ka see,
väljaõpe ei ole süsteemne. Et see on piltlikult öelda niimoodi, sa nagu tuled nagu esimesse klassi, täna pakime seljakotti siin, okei, siis teed mingid, eks ole, drillid, asjad siin ära on ja kurat, 4 aasta hüppad tagasi seljakotti pakkima, et come on, kus areng on, eks ole. Ja see käib kogu aeg. Ja tihti ongi niimoodi, et malev päästab, need ei mõõda seda kvaliteeti ja arengut tegelikult, et see on probleem, et ja minu hinnangul, mis mulle nagu isikut nagu haiget teeb, on see, et me laseme tohutu potentsiaali kaudsu tegelikult. Sest need see kaitseliidlaste hulgas, nad ise see kooslus, eiteks on see võitlustahe, millest ka see oktoobriku sõduris, eks ole, Kaitseväe juhataja kirjutab, et kui kõige olulisem komponent, mis meil on ja mida me peame kasvatama ja hoidma, mis kaitseliitlastel on see tipus, vaata, nad on need mehed, kes tulevad oma vabastast, oma rahakoti peal tihti, tulevad ja treenivad ja on valmis minema ja tegema. Ja neil ei ole piisavalt varustust, võib-olla kompaniis siiamaani raha ja salve taskuid, eks, pole. Ostab oma rahast meest, mida teha pole. Ja väljaõppe on ka niimoodi, et ma ei tea, tehke midagi. Okei, mingid nõuded nagu pandud, mis pead nagu kuskil jõudma saavutama, aga instruktor abi või sellist minimaalselt, et puhtalt entusiasmi pealt jällegi, eks ole, otsime nii-öelda inimesi kokku, kes saaks nende tegeleda. Sorry, ma ei jõua ka üksi nagu terve kompaniiga või teistega tegeleda, eks ole. No loomulikult. Ja siis käib veel võitlus üle, et ma ei tea, inimesed tahavad ikkagi nagu tuleb keegi nädalavahetus välja, ta ei pruugi olla Kaitseliidu liigegi näiteks, võtan kellegi praeguse või endise tegevväelase. Mina leian, et keegi ei pea tasuta töötama. Mina võin, sest ma olen selle üksuse sees, eks ole, selge see, et mina raha ei võta. Aga jälgi, ma saaks instruktori, ma võiks talle maksta. Meil on käskiri olemas, et võiks maksta täna 11 eurot tunnis, eks ole, 110 eurot tööpäevas instruktorile. Aga seda raha ei ole eelarvest. Et kinni saba lahti. Ühtis on nagu nõuded, et olge valmis nendeks lahinglaskmisteks, rühma lahinglaskmist, päris kõva treening, eks ole. Aga raha selleks, et palgata inimesi, kes selle nagu koolituse teeks, vaat seda ei ole. Et kus me jõuame, eks ole? Päris raske koht, kus olla ja seal nagu raha on kõige see keerulisem ja kõike muud saab, kõike muud on lõpuks võimalik nagu toota, aga väljaõppe dokumendid, süklid, mis iganes plaanid, neid saab kõike toota, kui sul oleks raha ja see on see kõige keerulisem küsimus. Ja ma ei tea, ometigi nagu jääb justkui mulje, et nagu riigikaitses on raha küll ja veel. Jaa, vaata see jaotus nagu ei toimi, eks ole. See eraldus on selline, ma ei tea, mis seda on, kus ta on 4-5% peal kaitse-eelarvest. Ma see nagu pead anda, et ma ei ole viimast eelarvet vaatanud ka. Aga ma olen kuulnud varasemast ajast, et ühtegi rääkis mulle, et kunagi oli härrasmeeste kokkulepe, et Kaitseliit saab 10% tegelikult kaitse-eelarvest. No see oleks päris kõva summa. See oleks täna 2 või 3 korda rohkem, eks ole, praegu on. Ja sellega juba saaks midagi teha. Aga jällegi, see on kas oli, aga vanasti oli see, et Kaitseliidu rida oli eraldi, oli riigieelarve seadus olemas, eraldiselt Kaitseliidule. Ja see oli puutumatu selles mõttes. Täna seda ei ole, see mingit kaotud ära, tänab kõik Kaitseministeeriumile ja siis Kaitseminister oma armust põhimõtteliselt annab, kellele palju ta annab. Nii käib, Jah, nagu tundub, et on keeruline. On keeruline, jah. Aga loodetavasti ühel hetkel see ikkagi siis muutub, seepärast, et tahet on meil kindlasti kõvasti meestel, kes tahavad teha seda. Mingi arusaamine peab muutuma. Täna on suur probleem see, et ka väga paljud tegevväelast ei saa aru, kuidas Kaitseliitu tegelikult, kuidas saab neid tegelikult toetada aidata. Päriselt ka ei saa. Et meil on nagu puudu, ütleme juba siis võib-olla Kaitseväe Akadeemias nagu õpetus Kaitseliidust ja ka samus ka maakaitsest, mis ongi mõnes mõttes ka sünonüüm. See maakaitse, et ka need ussisõdalaste koos on ikka nagu Kaitseliidu alluses. Kuidas see nagu toimib või kuidas ta peaks toimida ja kui me sinna panustame, see tegelikult ka toimima. Kas täna nagu tegelikult seal kõige kõrgemal tasemel nagu päriselt saadakse aru üldse, kuidas see toimuma peab? Ma ei tea, ma ei ole uue Kaitseväe juhatajaga veel rääkinud sellest, et ütleme nii, et no võtame sammu allapoole, võtame Kaitseliidu peastaabis näiteks. Ei saada. Nad ei saa tegelikult aru. Sest et see ussisõdalaste amps oli päris suur tegelikult, mis päris lühikese aja jooksul ära tehti nii-öelda. Mis omakorda näitab tegelikult ja tehtigi hästi palju kaitseliitlaste baasil kogu nende õppe ja tegemine. Et Kaitseliidu potentsiaal tegelikult on meeletu. No muidugi meeletu. Loomulikult inimressurss on seal juba meeletu tegelikult. Aga ja ongi huvitav nagu see, et me vaatame Kaitsevägi räägib nagu suuresti, et nii, meil on tegevväelased ja meil on reservväelased, eks ole.
ja noh, sama ütleme ussisõdalased, näiteks ütleme isegi need ussisõdalased on nende jaoks nagu tähtsamad, kui on kaitseliitlased, mis tegelikult on sul reservväelase steroididele mitmes mõttes, tegelikult on. Ja täna, ega see Kaitseliidu liikmeskonnast täna on juba julgelt üle poole neid, kes on ajateenistuse läbinud, ehk nad on klassilised reservväelased, plus nad õpivad nüüd. Ja mehed panevad tihti sihuke, me ütleme miinimum 5, 6, 10, 12 nädalavahetust aastas väljaõpet ekstra. Aga sul klassikaline reservväelane käib, ütleme, noh, võib-olla üle 3 aasta tagant teeb 3-4 päevase põksu ja läheb koju tagasi. Kumb sul nüüd rohkem treenitud tegelikult? Lisaks on veel ju kaitseliitlasel tõenäoliselt olemas kodus ka varustusrelvastus, laskemoon ja nii edasi. Jah, võiks rohkematel olla. Et seaduste lubab, eks ole, ja väga paljudel on, et nad on niimoodi, et põhimõtteliselt kott on pakitud, võtad kapist püssi, võtad teisest kapist nagu ametlikult peab laskemoona on ja lähed kohe plaksti. No igal juhul on kiire selles mõttes, et on ka ikkagi muidugi relvaruumid asjad olemas, et noh, sinna kiirelt sinna, sealt ruttu välja minekut, seda harjutame kogu aeg, et ja see kiirus on muidugi kordades kiirem. Piirkonna eelis. Just, et see kõik on olemas, aga noh, teha oleks veel nii palju tegelikult. No meil on seal nii võimekad mehed, nagu sina jõuate teha küll. No vaata, minu käed jäävad natuke lühikeseks jälle, ma olen nüüd selle kohaliku malevkonna, eks ole, peale ja see malevkond ei ole väike asi, meil on tegelikult Keila malevkonna all on 4 kohalikku omavalitsust. Keila linn, siis Lääne-Harju vald, Saku linn või Saku vald ja Saue vald. Ehk siis 1/3 Harjumaad sisuliselt on meie territoorium. No, ja meil on liikmeid circa 500. Ja tegelikult sõjapataljon juba. Ja ma ütlen, tegelikult sõjastruktuur meil peaks olema, mis jällegi me ise kirjutasime valmis, et tehes kohalikku analüüsi, kuna ma seda õppinud ka on, oleks tegelikult 1300 inimest. Ja teine asi, mis siia tuleb, millest täna keegi ei räägi tegelikult on see, et vaatame Ukrainasse tagasi. Meil hakkab hästi palju vabatahtlikke kriisiga olukorras koputama uksele, et andke mulle kirvest või andke mulle püssi. Kes nendega tegeleb? Kaitsevägi või? See jääb kõik kaitsjad õlgadele. Eks täna me nagu võtame selle kursi, et enda malevkonnas, et olge kõik valmis olema juhtideks, mentoriteks, inimestele, kes tulevad tegelikult, et andke mulle midagi teha, ma tahan aidata. Ja jällegi tehes analüüsi, eks ole, Kaitseministeeriumi arvamusuuringute baasil, siis hästi utreeritult tegelikult läbiarvutused ma tegin ära, meie alas kuskil ütleme robustselt 10% elanikkonnast, kes ei ole hõlmatud mobilisatsiooni või mingi muu kohustuse kaudu, on vaba ressurss, kellel on käed-jalad otsas ja kellel on see tahe, lubadus, ma tulen nagu antud. Ma tulen igal juhul midagi, kas siis sõjast või mitte sõjaliselt, eks ole, tegema. See tähendaks meie siis malevkonna alas circa 6000 inimest. Me peame siis enda, ütleme, tänase 500 inimesega 6000 inimest rakendame ära. Eks igaüks peab olema põhimõtteliselt tohutu ressurss ikka juba, jah. Meeletu, aga see on ka nüüd see väljaõppe nagu küsimus. Täna me nagu ei tähtsusta seda, et me võtaks instrueeriks ja paneks tööle ka vabatahtlik, kes väljast tulevad. Ja kui nad ükspäev tulevad, siis me oleks nagu, mis me nüüd teeme, eks ole. Okei, kõrgemat juhist ei ole selle kohta, aga me enda malevkonnas püüame nagu igal juhul kõigil nagu selgitada, et olge valmis selleks, mõelge. No selleks tuleb valmis kindlasti olla, jah. Ja, no igatahes äkki su käed siis kuidagi ikkagi pikenevad vahepeal ja saad oma mõtteid ka mujal nagu... Ma ei lähe tagasi tegelikult.